Trump lõpetab Kargi saare puutumatuse pärast 20 korda suuremaid rünnakuid Iraanis ja seab Teherani raske valiku ette. 2026 aasta 8. juuli õhtul pärast Iraanile omistatud rünnakuid kaubalaevadele Hormuzi piirkonnas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus kinnitas uut õhurünnakute vooru Iraani sõjalistele sihtmärkidele rannikul. Donald Trump teravdas tooni ja kinnitas, et iga kord, kui Iraan ründab, vastavad Ameerika Ühendriigid 20 korda jõulisemalt. Me lihtsalt lõime neid väga tugevalt ja ma ütlen, et lõime neid 21 vastu. Iga kord, kui nad meid ründavad, lõime neid 20 korda vastu. Ja me tegime seda eile õhtul, nad tegid täna väikese asja, aga see oli tegelikult kättemaks eelmise õhtu eest. Tegelikult tabasid nad 3 paati, mitte 2. Ja kui nad ründavad, siis me vastame palju tugevamalt. Nad helistasid mõni aeg tagasi. Nad tahavad väga kokkulepet sõlmida. Ma lihtsalt ei tea, kas nad kokkuleppeks usaldusväärsed. Ma ei tea, kas nad peavad kokkuleppest kinni. See ongi probleem. Kuula Iraani Kargi saar sattus selle surve keskmesse, sest see on Iraani nafta ekspordi süda. Just sealt kaudu liigub suurem osa rahast, mis toetab Teherani masinavärki. Donald Trump ei sihi ainult laevu, radareid ega rannikubaase. Ta sihib režiimi rahavoogu, tulu ja turvatunnet. Küsimus pole enam ainult selles, kas Iraan kirjutab alla uuele lepingule. Küsimus on, kas ta ka täidab seda. Mis on jäänud Kargist kui režiimi turvalisest pelgupaigast? Miks räägib Teheran leppest pärast Hormuzile väljakutse esitamist? Kuidas Donald Trump kavatseb sundida Iraani allkirjastatud täitma? Ma räägin sulle sellest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ameerika Ühendriikide väed ründasid Iraani sõjalisi sihtmärke 7. ja 8. juulil vahel, keskendudes Iraani võimekuse vähendamisele ähvardada kaubalaevu ja kübermeeskondi. Paljud neist olid Hormuzi piirkonnas. Keskväe juhatus teatas, et rünnati õhutõrjesüsteeme, rannikuseire rajatisi, rakettide ja droonide ladustamiskohti, mereväe võimekust ning sõjalist logistika infrastruktuuri Iraani rannikul. Eelmisel rünnakul olid Ameerika Ühendriigid juba tabanud umbes 80 sõjalist sihtmärki, sealhulgas üle 60 revolutsioonikaardiväe väikelaeva. Washingtoni põhjendus oli otsene. Iraan rikkus relvarahu kokkulepet, rünnates 3 kaubalaeva, mis liikusid mööda olulist rahvusvahelist mereteed. Trump rääkis Ankaras NATO tippkohtumisel ja ütles, et algne kokkulepe Iraaniga on lõppenud. Ta hoiatas, et tulemas on uusi samme ja kordas, et Teheran ei tohi kunagi saada tuumarelva. Toon oli maksimaalselt survet avaldav. Tema sõnul oli Iraan helistanud vahetult enne ja tahtnud kokkulepet sõlmida, kuid keskne küsimus jäi endiselt õhku. Kas režiim austaks allkirjastatut või kasutaks seda paberit vaid aja võitmiseks? Siin tulebki mängu Karg kui keskne lüli. Kargi saar asub Pärsia lahes ja toimib Iraani peamise toornafta eksporditerminalina. Asjatundjate hinnangul moodustab see umbes 90% Iraani toornafta ekspordist. Seetõttu ongi ohud olemas. Kargi puhul on kaalul rohkem kui tavaline oht. See on osa sellest, nii et see tähendab töö lõpetamist. President tahab töö lõpetada. See, mida ta teeb, on kogu nende energiasektori ründamine. See on põhimõtteliselt seotud Iraani võimekuse kokkuvarisemisega, mitte ainult tootmise osas. Sellepärast nad ründasidki Kargi eile, kui me olime eetris. Pea meeles, et nad tegid seda ja ilmselt tuleb Kargi vastu veel rünnakuid, ma kahtlustan. Ja see on ka põhjus, miks ta Trump sihib nafta tegelikku transporti, mitte ainult ranniku võimalikku sulgemist, vaid ka ilmselgelt Belt and Road raudteed. See raudtee hoidis tõepoolest Iraani energiatootmise töös. Ilmselgelt suutsid nad sõja ajal vähemalt piiratud koguses toota ja vähemalt teadsid, et saavad selle raudtee kaudu eksportida. Trump tahab sellele lõpu teha ja nii ongi. Mida nad teevad? See ei seisna ainult üksiku punkti tabamises, vaid Teherani peamise majandusliku veresoone otsese surve alla panemises. Trump oli juba varem ähvardanud võtta kontrolli Kargi ja teiste Iraani nafta ja gaasi infrastruktuuri punktide üle. Nüüd, uute rünnakute voorudega rannikul ja Hormuzi kriisi taas sõja keskmesse tõusmisega
see ähvardus ei tundu enam lihtsalt valimiskõne loosungina. Kui Iraan üritab kasutada tsiviillaevu väljapressimise vahendina, ründavad Ameerika Ühendriigid vahendeid, mis toovad režiimile raha ja võimaldavad sellel tegutseda. Majanduslik löök tuli kohe järele. Valge Maja tühistas ajutised erandid, mis lubasid Iraanil müüa naftat vastavalt mõni nädal varem sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile. See meede tabab Teheraani veel ühes tundlikus punktis, sest paljud ettevõtted võiksid ju soovida Iraaniga äri teha. Aga nad tõmbuvad tagasi, kui näevad sanktsioonide, finantsblokaadide ja Ameerika karistuste ohtu. Pommitamine hirmutab vaid mõneks tunniks. Sanktsioonid takistavad äritegevust, panku, laevu, ostjaid ja lepinguid palju pikemaks ajaks. Stephen Hilton Daly, endine Ameerika Ühendriikide armee luureteenistuse liige, tõi just selle kriisi sügavama külje esile. Tema arvates saavad õhurünnakud pealkirju, kuid naftaerandite kaotamine võib olla kõige raskemini talutav löök. Sõjalisel kampaanial on piir. Majanduskampaania jätkab surve avaldamist, ilma et oleks igal ööl plahvatusi vaja. Seoara õhujõudude tegevus nendes riikides. Nüüd, kas neid rünnakuid kasutatakse spetsiaalselt Iraani tabamiseks? Ma mõtlen, me ei saa seda teada. See toimub suletud uste taga ja salastatud keskkondades. Me ei tea täpselt, aga kui vaadata lennuradareid, on näha, et tankerlennukid ja droonid tõusevad endiselt nendest piirkondadest õhku. See on väga huvitav, vastates sinu küsimusele, miks on alati Kuveit Bahrein. Ainus asi, mis mulle tõesti mõistlik tundub, on see, et Iraani puhul võime väita, et võib-olla edeneb diplomaatiline läbirääkimine Araabia Ühendemiraatidega. Teine küsimus on see, et minu arvates on veel üks argument, mida tuleks arvesse võtta. Lisaks, Iraani vaatenurgast, eriti arvestades, kuidas Ameerika Ühendriigid on viimase 48 tunni jooksul korraldanud palju ulatuslikumaid ja laia ulatuslikumaid rünnakuid, ei ole iraanlastel kas soovi või võib-olla, ma ei ütleks isegi võimekust, vaid pigem soovi sellele samaga vastata. Jah, ongi kõik. Nende jaoks annab rünnakute korraldamine Bahreinis asuvate Asesperas vastu neile sümboolse võidu, mida nad vajavad sõltumata selle tõhususest. Mind üllatab, et isegi pärast 2-päevaseid ulatuslikke rünnakuid pole me veel näinud rünnakuid Araabia Ühendemiraatide ega Saudi Araabia vastu. Valge Maja valmistub samuti tulevahetuseks, mis võib kesta päevi, nädalaid või isegi kauem, sõltuvalt Teherani otsustest Hormuzi väinas. Ameerika ametivõimud ütlevad, et kriisi kestus sõltub Iraani käitumisest kaubalaevade suhtes. Teisisõnu, Trump andis mõõdupuu Iraani enda kätte. Kui Iraan lõpetab, avaneb võimalus vestluseks. Kui jätkavad, jätkub ka karistus. Iraani ametivõimud nimetasid Ameerika rünnakuid agressiooniks ja kinnitasid, et ükski sõjaline surve ei sunni režiimi loobuma oma rahvuslikest huvidest. Mohammad Bakr Kalibov, üks peamisi läbirääkijaid, süüdistas Washingtoni lubaduste murdmises ja kinnitas, et Hormuzi väin avatakse uuesti ainult Iraani tingimustel. See on sõda marsruudi, tasu, loa ja kontrolli pärast. Teheran püüdis samuti jõudu näidata, rünnates Ameerika positsioone Bahreinis ja paigutusi. Americanas en Bahrein ja Kuwait. Teatatud on juhtumitest Bahreinis ja Kuveidis. Kui Iraan reageerib, seades baasid, laevad ja kaubateed ohtu, saab Washington õigustuse tugevamat vastu lüüa ja rohkem raha kinni pidada. Cenk Uiguri hinnangul võib sõda hoopis tugevdada Iraani juhtkonda riigisiseselt, sest suletud režiimid kasutavad välisrünnakuid sageli vastupanu propaganda eesmärgil. Aga mis veelgi tähtsam, ma ei taha, et see režiim Iraanis oleks võimul. Ma ei taha seda teha nii, nagu rumalal viisil, nagu Iisrael tahab, ehk siis tappa kõik ära, saata maismaaväed ja siis tappa seni, kuni toimub režiimi muutus. Ei, ma olen sellele täiesti vastu. Aga ma tõesti tahaksin näha orgaanilist iseloomu muutust Iraanis. Ja kahjuks on see sõda. See on muutnud selle palju raskemaks. Täpselt nii. See on praegu olulisem kui nende arvamus Ameerikast. See pani nad lipu ümber koonduma. See tugevdas režiimi 1000 korda rohkem ja tundub, et nad on peaaegu võitmas sõda Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu, mis muudab nad ülipopulaarseks. Nii et see on olnud kõige rumalam ja vastupidisema mõjuga sõda, mida võiks ette kujutada. See hoiatus ei vähenda Ameerika vastuse kaalu, kuid näitab tõelist lõksu.
kui režiim muudab välise surve ellujäämisjutuks, püüab ta omaenda vigu rahvuslipu taha peita. Seepärast püüab Trump ühendada 2 rindejoont. Sõjalist jõudu, et panna kohe hinda maksma ja majanduslikku survet, et režiimilt jõudu ära võtta. Brandon Weichert tõlgendas neid rünnakuid samuti kui osa suuremast strateegiast Iraani energiasektori vastu. Tema hinnangul oli Kargi rünnak vaid sümboolne algus, sest eesmärk on tabada Iraani energiatarneahelat mitmel tasandil. Rannik, eksport, transport, raudteed ja ostjad. Sest ma ei usu, et vaata, kui ta ei tea, kuidas ta sellesse olukorda sattus, mida ta tõesti ei paista mõistvat, siis on üsna üllatav arvata, et tal on mingi plaan sellest olukorrast välja tulla. See on seda tüüpi tee, millest on kõige raskem loobuda. Tead, see oli, ma arvan, et ma olen sulle seda varem öelnud, aga Herman Kahn, kes oli 60-ndatel tuumasõja suur teoreetik, viitas millelegi sellisele nagu mõtlematu orgasm. Põhimõtteliselt, kui sa juba alustad, siis kõik lihtsalt jätkub ja sa ei suuda peatuda enne, kui see on täielikult läbi saanud. Ja tead, seda ei juhi distsiplineeritud diplomaatiaga tegelejad. Kõik see on amatööride kätes, kes tegelikult põlgavad asjatundlikkust. See ei ole Ameerika Ühendriikide jaoks hea olukord. Ma arvan, et tema teooria on eskaleerida, et deeskaleerida. Tõlgendus on lihtne. Nafta tootmisest pole kasu, kui režiim ei suuda seda müüa, transportida ega raha kätte saada. Teated kahjustustest raudteelõigul, mis on seotud Iraani ja Hiina vahelise koridoriga, sobituvad sellesse loogikasse. Weicherti arvates vaatab Washington sadamatest kaugemale. Ta jälgib nafta teekonda, raudteid, alternatiivseid marsruute ja punkte, mis ühendavad Teherani strateegiliste ostjatega. Kuidas hoida masinad töös, kui väljaminev voog hakkab takerduma? Trumpi arvutused näivad olevat survestada ilma tingimata laialdast maismaa okupeerimist välja kuulutamata. Selline operatsioon nõuaks palju rohkem laskemoona, vägesid ja riski. Praegune faas näib olevat suunatud võimekuse murdmisele, kulude peale surumisele ja Teherani sundimisele naasta läbirääkimiste laua taha nõrgemas positsioonis. Samal ajal on El Salvador rekordiliselt konfiskeerinud 6,68 tonni kokaiini USA vägede ja Kolumbia võimude toetusel, mis rõhutab veel üht aspekti samast rahvusvahelisest keskkonnast. Washington kasutab jõudu, luuret ja koostööd, et survestada ebaseaduslikke võrgustikke ja vaenulikke valitsusi erinevatel marsruutidel. Vaikse ookeani piirkonnas oli vastus suunatud narkokaubanduse vastu. Pärsia lahes on vastus suunatud Iraani merelise väljapressimise vastu. Loogika on sarnane. Kontrollida marsruute, katkestada rahavood ja jätta vähem võimalusi rühmitustele, kes elatuvad kaosest. Kui Iraan taotleb kokkulepet pärast laevade ründamist, siis kes garanteerib, et ta ei tee seda uuesti, kui tal on vaja eelist? Energiaturg on juba mõju tundnud. Nafta hind tõusis uue pingete eskaleerumisega ja laevad hakkasid ümber hindama Hormuzi väina ületamist. Trumpi jaoks suurendab see vajadust hoida marsruut avatuna. Iraani jaoks suureneb ähvarduse väärtus. Erinevus seisneb selles, et Ameerika Ühendriigid näitavad nüüd valmisolekut rünnata mitte ainult kätt, mis tulistab, vaid ka taskut, mis seda kätt toetab. Kargest sai sümbol, sest see koondab endas seda, mida Iraani režiim kõige rohkem peab kaitsma. Raha, nafta ja kontrolli näiline olemasolu. Hormuzest sämbol, sest see näitab, mida maailm ei saa jätta Teherani kätesse. Laevaliikluse vabadust ülemaailmsel tuiksoonel. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.